tere armsad teekaaslased, mina Stella Shakti, teeme kaardi lugemise nädalale 2. kuni 8. veebruar. Olemegi jõudnud Eestis ehk kõige käredama talvekuu juurde. Saadan teile siit palavaid tervitusi soojalt Sri Lankalt, minu unistuste täitumise seest ja loodan, et see kaardi lugemine saab siin sind toetada ka sinu unistuste täitumisel. Et see nädal algab meil täiskuu energiaga, siis praegu on parim aeg oma südamesoovide ja hingekutse jõnksutustega kaasa liikuda. Ja ma usun, et kui me kõik koos palvetame praegu, et tulgu läbi selle kaardi lugemise täpselt see, mis vaja. Et sinu südamesoovid, sinu kõige kõrgemad unistused saaks täide minna, siis see ka nii toimuda saab. Et terve see nädal on sellises energiatsüklis, mis kutsub meid olema hästi oma kehas kohal, siis ma soovitangi teha selliseid rahupause päeva jooksul, kus tunnetada, kas see, mis ma praegu teen, kas ma olen endas kohal, kas ma olen enda kehaga ühenduses, kas ma olen oma hingamisest teadlik, kas ma olen praegu teadlik sellest, et iga hetk viib mind lähemale minu unistuste täitumisele. Selline on selle nädala alghäälestus ja vaatame, mida algallikas soovib meile praegusel hetkel teada anda. Kutsume sõnumid läbi valguse, armastuse, läbi rõõmu, looduse ja loomulikkuse hoituses ja toetamises. Ja imeline esimene sõnum tulebki meile jumalik voog. Et on aegu, kus meil on vaja nii-öelda tegutseda ja oma sammud ritta panna, et need asjad ära teha, mida me oleme ette võtnud, aga on ka aegu, kus meil on väga kasulik võtta just nimelt seda rahupausi ja lõõgastuse pausi, et nendest illusioonimängudest tagasi kesksesse energiasse tulla, sest keskne energia juhatab meid suurepäraselt, olles kohalolus enda sees, tõelises selles hetkes siin ja praegu saab meile hakata avalduma ja nähtavaks saama, tulema just see, mida meil on tarvis näha, mida meil on vaja teada, kuhu järgnevateks sammudeks oma kurss seada. Et meie tõeline algolemus on lõpmatu armastus ja me oleme kutsutud siin planeedil, kõik oleme kutsutud kogema õndsust ja armastust. Need kogemused, mis on olnud, neid ei tasu võtta isiklikult. Kui on tunne, et on selline sasipusasse lõimumine olnud, siis paluda algallikalt abi. Meie tuumolemus on kosmiline teadvus, puhas üks olemise teadvus. Ja selleks, et seda aktiveerida, on väga hea teha 3. silma avamise praktikaid, oma südameleek ja oma mõistuse leek ühendada. Astudes õiged sammud on võit meie jaoks garanteeritud. Ja võti selleks nädalaks on siis järgmine. Kõik, millel on aeg minna, ma lasen sellel minna. Kõik, millel on aeg tulla, ma lasen sellel tulla. Ma ei klammerdu tulemustesse, ma olen voolamises, ma olen enda sees rahus ja endaga heas kontaktis. Nagu ma ütlesin, siis selle nädala energia on siis kohalolu oma kehas, mis aitab meil sünnitada läbi enda füüsilise keha, enda vaimne algolemus, oma puhas valguse olemus, uues kvaliteedis, uues kerguses, uues hoituses. Ja see, mis meid võib väga hästi aidata, on muuseas laulmine, mantrate ümisemine, lihtsalt ka häälimine, häälimisharjutused võivad väga hästi aidata. Et
et eesmärk võiks olla see, et ma valin olla võimalikult läbipaistev, võimalikult puhas, kirgas oma tõelises olemuses. Sellises sisemises puhtuses toimub selline alkeemiline protsess, kus meie teadvus ühineb algallika teadvuse lõpmatu teadvuse ookeaniga, teadvuse väljaga ja selles olekus on unistuste täitumine garanteeritud, kuna need unistused, mis meil on tegelikult algallika soov läbi meie kogeda, ehk siis igasugune päikseenergia vastuvõtmine, päikseenergia kutsumine enda ellu võib olla väga hea mõte, võib-olla ka loojuva päikese vaatamine, kui see on võimalik. Aga ka tunnetamine, et sinu sees on algallika päike. Et see paneb kogu selle energiatsükli hästi puhtas energias liikuma, et ma ei keskendu nendele teemadele, millega mul on minu mõistuse arvates vaja tegeleda, vaid ma keskendun enda puhtusele, enda valgusele. See häälestab meid automaatselt õigele kursile. Aga vaatame siis päevade kaupa energiate ülevaadet. Esmaspäev, 2. veebruar. 2. veebruar on visiooni toomise päev. Selle päeva üldiseks sõnumiks on see, et mida avatum ma olen avatud elule, ma olen avatud algallika soovile läbi minu kogeda just neid unistusi, mis mulle on tulnud. Ma lasen lahti oma klammerdumise selle külge, kuidas ma peaksin seda tegema või seda korraldama, vaid ma luban elul ennast üllatada. Ma luban kõigel sellel tulla, millel on aeg tulla. Ma olen lihtsalt avatuse seisundis, lubades oma stressidel ja pingetel maandatud saada, võib-olla läbi mingi juhendatud meditatsiooni kuulamise, võib-olla läbi hingamispraktikate. Selliselt ma avan oma keskse energiakanali ja mulle saab tulla täpselt see õige visioon, õige nägemus, õige taipamine, mis ongi minu elu järgmiseks sammuks tarvilik. Et selleks, et seda visiooni vastu võtta, on vaja tunda, et ma olen ise rahu energias. See ei tähenda seda, et mu elus ei võiks olla väljakutseid, vaid seda, et ma ei samastu oma probleemidega, et ma oskan eristada. Probleem ei pea olema minu sisemise kannatusega seotud. Ehk siis probleemist ei pea saama kannatamine. Et sellise suhestumisega ma suudan kõikide probleemide, kõikide väljakutsetega hakkama saada. See uskumus iseenesest aitab meil näha, kuidas iga situatsioon meie elus nagu väärtuslik teemant, mis toob mingi olulise aktivatsiooni, olulise käivituse, et me näeksime ja tunneksime ära enda meisterlikkuse, enda tugevuse. Nii et selle päeva energiast sa saad väga hästi võitu, kui sa lubad endal usaldada enda instinkte, enda kehatunnetust, kehataju, lasta lahtuda sellisel tegutseja rollil ja see asemel tulla avarusse, kus sa ei pea samastuma nende rollide või lugudega, vaid selle asemel sa oled oma kehas kohal, et see hetk, kui sa tunned nii, nüüd ma peaks kohe hakkama tegutsema, kui ei ole lõpuni hea tunne, siis pigem jääda rahusse ja avarusse, kuni tuleb õige tunnetusega sisemine juhatus või visioon, mida võiks siis enda jaoks üles kirjutada ja ka vastavalt tegutseda. 3. veebruar kutsub meid julguse energiasse, et siin on vaja mingis kohas, kus me varasemalt oleme võib-olla kas põgenenud, enda või teistega jutuajamisi edasi lükanud või mingis mõttes nagu vastu seisnud sellele, mis parasjagu on.
need kohad tuua terviklikkusesse läbi südamega ühenduse, et ennem kui ma asun mingisuguse teema kallale, mis on olnud võib-olla keeruline või mitte nii suurt rahu, sisemist rahu lubav alati, siis ma ujutan selle olukorra armastusega üle ja küsin oma keha tarkuse käest, mida mu keha praegusel hetkel vajab, et ma saaksin edasi liikuda kõige meeldivamal moel. Ja üks väga hea võti, kuidas oma ellu suhestuda, on läbi kaastunde, läbi lahkuse. Et nii nagu me suhtuksime kõige kallimasse inimesse, oma sõpra, sõbrannasse, oma kallimasse, oma lapsesse, samamoodi ka suhestume endasse. Kannatlikult ja kaastundlikkusega, teadvustades, et meie ei ole need lood, me ei ole enda mõtted, me ei ole meie keha, et laseme enda lõpmatu olemuse valgusel särada, mitte ainult siis inimese rolliga samastudes, vaid vaadelda olukordi hinge tasandilt. See nõuab julgust. See nõuab julgust lõpetada nagu seesugune olukorra kontrollimine, millega me oleme võib-olla arvanud, et me hoiame ennast kuidagi turvaliselt. Et tihtipeale elu paneb meie teele just seesugused ülesanded, mida meil on võib-olla kõige raskem olnud teha selleks, et me harjutaksime ja praktiseeriksime. Tuleksime sellesse meisterlikkusesse, mida me oleme soovinud, et me ei oleks nii sõltuvad sellest maisest reaalsusest, sest et õppides ennast justkui sellisest kannataja ohvri rollist lahti harutama, me võime näha, kuidas see ei muuda meid mitte nõrgemaks, vaid tegelikult sellega me saame oma väe tagasi, et me lihtsalt valime, et ma ei mängi seda rolli. Ma ei lähe sellesse tsüklisse, sellesse nõiaringi. Et see on selline vaba tahte alusel valitav kogemus, seda keegi sulle sundida ei saa ega sinu eest otsustada. See on vaja igaühel endal see samm astuda, tulla haakumatusesse, mõnes mõttes eirates seda praegust hetke, aga seejuures see ei tähenda seda, et ma peaksin seda lõpmatult eitama või selle koha peal silmad kinni panema, vaid praegusel hetkel ma valin keskenduda rohkem enda rahule kui nendele lugudele, mis mulle seda rahu on põhjustanud või toonud. Ja seeläbi mu sagedus tõuseb ja ma näen olukordi hoopiski kõrgemalt. Et selline enese rahustamine, enese tasakaalustamine võivad olla praegusel hetkel olulised sammud. 4. veebruar toob sellise pöördelise energiaga kogemuse, kus meie vanad karmamustrid silmnähtavalt ja käega katsutavalt ja päris kohe nagu selgelt tajutavalt on muutunud, et see on siin praegu selline suur pöördepunkt kogu kollektiivse energia jaoks. Ja selles pööramise kohas võib-olla tunne, aga ma veel ei näe seda, mis eespool on, aga see, mis on justkui lõppenud, seda ma näen või et see on lõppemaas, seda ma juba tajun. Aga seda, missugune see uus kogemus on, seda ma veel võib-olla nii selgelt ei taju. Selles kohas, sellel päeval tasub lihtsalt ennast maandada ja usaldada, et alati on olemas tee. Et isegi kui tundub, et mis iganes olukord parasjagu käsil on, et see tundub kas lahendamatu või keeruline, siis see, kui sa enda peas või sees tunned neid blokke ja takistusi, ei tähenda seda, et see kogemus on võimatu, millest sa oled unistanud, vaid see võib tähistada lihtsalt seda, praegu on puhastuse koht. Tea, et sinuga on sinu kaitseinglid, vaimsed teejuhid, üles tõusnud meistrid
ja puhkus, lõdvestus, lõõgastus on need, mis aitavad tõsta energiasagedust, et meisse tuleks suurem teadlikkus. Kui sa tunned, et endiselt on selline keeruline ja nagu väeti olemise koht, siis on aeg ehk endalt küsida, kas ma olen võtnud täieliku vastutuse oma teekonna eest või ma arvan, et keegi teine ikkagi loob minu reaalsust. Et siin on soovitus just nimelt nagu mõtte kvaliteeti jälgida. Et kas see mõte, mida ma mõtlen, kas see on kõrge kvaliteediga, kas see tekitab mulle hea, avara, jõustava tunde või on see väsitav, kurnav, kuidagi pärssiva tunnetusega mõte ja valida ennast nii palju teadlikult rahustada, lõdvestada, maandada kui vähegi võimalik, selleks, et kui me oleme õige sagedusega ühenduses, mis on meie hingega ühenduses, siis selles ei ole enam üledramatiseerimist, selles on kaine, selge, rahulik mõtlemine. Et siin on just seda mõttepuhastust ja mõttetasandi korrastust väga hea teha. Et see vastutuse võtmine oma elu eest annab sulle just need õiged võtmed, need õiged uksed, õiged teadmised, õiged mõistmised saavad tulla. Niikaua, kui me kas või mõttes süüdistame või näitame näpuga kellegi peale, siis me ilmselt kaotame perspektiivi selles suhtes, aga mis on kõrgemas sageduses võimalik. Et siin on vaja lihtsalt teha sisemist tööd, nii nagu ämblik punub ämbliku võrku, niisamuti meil on vaja oma mõtetega luua endale toetav struktuur, toetav võrgustik, toetav ühendus algallikaga, toetav ühendus enda elu põhimõtetega, mis on meid päästavad. Et selline meeletasandi korrastuse ja puhastuse päev. 5. veebruar on peegelduste toomise päev ja see on ka portaali avatuse päev. Nii et sellel päeval, kui sa pöördud mõttes algallika poole, siis sulle täitsa võimalik, et tuuakse sellised väga kõrged arusaamised ja mäletamised selle kohta, et sa oled väekas, sa oled tugev, sa oled väärt kõike seda, mida sa soovid ja tahad, et siin on väga hea suhelda kas nende inimestega, kes on kõrges energias või siis suhelda enda vaimsete teejuhtidega, oma kaitseenglitega, üles tõusnud meistritega. Et mitte nii palju nagu selles horisontaaltasandis suppelda ja võidelda, mis on siis see, mis praegu on siis maine reaalsus, nii nagu praegu on. See on siis, kui me tegeleme sellega, mis praegu on, siis me oleme horisontaaltasandis. Selleks, et liikuda oma elus uude sagedusse, meil on vaja liikuda vertikaali pidi, ehk siis naisenergiat avada. Selleks, et naisenergia saaks avaneda, on vaja lubada endale suuremat vabadust. Võimalik, et ka oma kodu energeetikat puhastada, korrastada. Tegeleda sellega, mis on hästi naiselik, oma keha eest hoolitsus, oma ümbruse harmoniseerimine, ilu toomine, selline õdususe loomine, harmoonia loomine, võimalik, et ka millegi õppimine, mis aitab sinu loomingul avaneda või sinu annetel paremini välja tulla. Ja ka muusika, et kuula sellist muusikat, missuguses sageduses sa tahad tulevikus olla, sest et praegu küll on siin kahaneva kuu aeg, aga see, kui me häälestume kõrgemasse sagedusse, aitab meil iseeneslikult lahtuda meie elust nendel mustritel, mis meid enam ei toeta, mis ei ole meie kõrgemaks hüvanguks.
väga hea päev, et teha ka massaaži, kallistada, võtta sellist läheduse, intiimsuse aega ja püsida hästi maandatud. Et 4-4 energia on selline hästi stabiilne ja rahulik ja südamlik energia, hästi harmooniline energia, mis ütleb, et maa energia läbi meie ehk kundaliini saab kõige paremini tõusta, kui me võtame selleks aega. Et siin on vaja lihtsalt selleks, et saada paremat ühendust algallikaga, on vahetevahel väga teadlikult vaja mitte midagi teha, olla lihtsalt ühe koha peal, kas pikutada, istuda, kuulata meditatsiooni, muusikat, midagi sellist, mis aitab sinul ära tunda, et see, mida sa nii-öelda tarvitad, on see siis muusikana või meditatsioonina, et sa oled see energia juba. Et see on väga ilus valgusesse tõusmise päev, kui me seda energiat õigesti kasutame. Kui seda õigesti ei kasuta, siis see võib olla väga keeruliste energiate väljatoomise päev. Et siis, kui need keerulisused üles kerkivad, siis tulla rohkem rahusse, lõdvestuda ja alistuda ja küsida universumilt, aga mis on see, mis on parim? Mis on see, mis on parim, mida mul praegu oleks vaja peegeldusena näha või tajuda? 6. veebruar on tormipäev ja tormi energia toob meile võidu. Kõik, mis meie elus nii-öelda pöörisena üles kerkib ja nii-öelda teemadena lauale tuleb, on selleks, et need teemad on tulnud tervenema, mitte meid maha murdma, vaid meid aktiveerima, et me õpiksime, teadvustaksime, tunneksime huvi ja leiaksime need järgmised suunad. Et mäletate, et siin varasemalt oli meil siis vastutuse võtmine oluline, mõned päevad tagasi oluline punkt. Nüüd, kui me oleme vastutuse võtnud, siis peaksid need eduväravad meile sellel päeval ilusasti avanema. Nii et selline uute südamlike alguste aeg on siin, aga selleks, et sellesse voogu sukelduda, on meil tarvis tegeleda maisel tasandil sellega, mida me armastame. Ehk siis voogu me ei saa tehes asju, mida me ei armasta või seistes elule vastu, vaid ikkagi võttes elu vastu nii, nagu see on ja panustades parimat, mida me naudime. Selline kirega liikumine ja naudinguga liikumine on väga oluline, et see toobki selle uute alguste ja uute otsuste energia meile kohale, et südamest sündiv otsus tuleb läbi naudingu. Et otsuseid olulistes teemades on vaja langetada ikkagi heast enesetundest, et ei peaks pärast seda mäsu ümber hakkama korraldama. Sellel päeval võib olla väga ilus potentsiaal selliseks võimalik ka, et väga sensuaalseks avanemiseks, näiteks oma kallimaga armatsedes, et meie elus ei pea vabanemised olema keerulised ja rasked. Läbi naudingu, läbi ekstaasi kogemuse tihtipeale toimuvad need plokkide vabanemised iseeneslikult ja suure kergusega, et usaldama intuitsiooni, kuidas ja mismoodi selle energiaga kõige paremini sellel päeval ringi käia. 7. veebruar toob meile valgustatuse energia voo. Et pane tähele, et iga edusamm, mida sa elus teed oma vaimses arengus, on tegelikult hindamatu, lõpmatu väärtusega. Ära alahinda seda, kui sinu sammukesed on alguses tunduvad sulle väiksed. Kui sa tunned, et asjad lähevad ikkagi liiga aeglaselt, siis on tegelikult vaja ennast aeglustada ja lõdvestada ja mitte suurema punnitamisega teha.
kui ei ole head voogu, siis pigem aeglustada, võtta rahupaus, vaadelda, et äkki on vaja midagi muud praegusel hetkel teha ja vaadelda ka seda, et kus ma praegusel hetkel oma elus asun, mis mu ümber parasjagu on. Võib-olla mul on hea kaaluda mingisugust uut võimalust, uut varianti, uut ideed hakata rakendama, et siin võivad tulla ka väga imelised inspiratsioonivood, kuidas me saame inimkonda paremini aidata, kuidas sa saad enda kliente või õpilasi paremini toetada. Et ära alahinda seda, kui mingi idee tundub sulle alguses väga väikene või väga mis see ka ära ei ole, sest et väikesest idee kübemekesest, seemnekesest võib hakata kasvama midagi väga võimsat. Et sellel päeval võib sulle tulla selline jumalik abi täiesti ootamatult, justkui iseenesest, sest et algallikas sellel päeval jagab neid valguse seemneid hästi ohtrasti, et võib-olla ka kellegagi suheldes sulle tuleb mingi hea mõte, siis pane see kirja. Võib-olla saad sina kellelegi jagada mingid head ideed, mis võib teisi inimesi aidata. Sellel päeval sa näed väga hästi läbi, mis toimib, mis mitte. Ja ka selline heas mõttes universumi trikitamine võib siin sellel päeval ilmneda, et näiteks mõtled, et lähed kinno, siis tuleb välja, et sõbranna unustas ära, et on kinno minek, siis sa mõtled, et okei, mis ma siin nüüd siis üksinda, ma ei taha sinna minna. Ja siis hoopiski näed tee peal mingisugust kuulutust või reklaami ja lähed mingisse teise kohta, kus sa kohtud näiteks mingi uue inimesega või lähed raamatupoodi, leiad mingi laheda inspiratsiooni toova raamatu, näiteks minu raamat Armastuse kutse on praegu raamatupoodides saadaval. Ühesõnaga mingisugune selline kurvikoht võib sellel päeval tulla, mida me ei oska võib-olla ettegi näha, aga see on universumi poolt nii seatud, et usalda seda, kui sa näed, et sellel päeval ei lähe asjad nii, nagu sa tahaksid, siis järelikult on elul just seda kurvi vaja sinuga võtta, et sa läheksid mingit uut rada mööda või uut suunda või uut taipamist tooma endale mingis teemas. Et suhestu sellega, et kogu aeg kergus juhib mind, lihtsus juhib mind, valgus juhib mind. Et see on selline südame avamise päev, kus me tunneme, et isegi kui kõik ei läinud nii, nagu ma oleksin tahtnud, tagantjärgi ma näen, et läks veelgi palju paremini, sellepärast et elul oli mulle mingisugune väga ilus üllatus plaanis. Ja 8. veebruar. 8. veebruar on jällegi selline pöördepäev ja sellel päeval meid pööratakse oma endas uskuma, et eneseusk, eneseväe äratundmine, enda sügavuse äratundmine, enda rõõmu äratundmine, et see on selline huumorisse ja rõõmu toov päev, mis sünnib läbi selle, et ma saan aru, et mis asja ma selle teema pärast muretsesin nii pikalt. Ja näed, et kõik sai korda sellel samal sekundil. Et siin võib tulla jälle sellist nagu üllatuse energiat. Et mida rohkem sa oled avatud sellele, et elu, kui sa asju ette ei tea, siis elu saab sind väga meeldivalt üllatada. Siis seda suurema entusiasmi ja selle suurema energiaga, naudingu energiaga sa läbi elu liigud ja mida kõrgem on su sagedus, seda meeldivamad üllatused sind saavad tabada. Nii et kui siin mingi asi sellel päeval lõpeb, justkui mingi asi ei toimi, ei tööta, siis selle asemel, et vaadata, oi jälle miks mina vaadata, järelikult on mulle midagi paremat universumi poolt pakkuda, et selline keerulisuse koht soovitan, et mitte minna siis kohe sõbrannadele rääkima, et oi, mul on nii keeruline ja raske. Et võtta see rahupaus, vaikuse paus enda sees enne, kui sa jagad. Muidugi me võime alati jagada, aga et õppida nagu ennast kuulata, aga mida universum
mulle selle kogemusega öelda tahab. Et näiteks, ma ei tea, hakkad hommikul tööd tegema, tunned, no ei lähe, täna ei ole seda voogu, ei ole seda minekut. Ja saad aru, et okei, aga mul on hoopis mingi muu tunne praegu, et seda tunnet taksub usaldada, sest enda kõrgeima tundega kaasa liikumine on enese armastamise tunnus. Ja ennast armastades me väestame ennast. Nii et selline oma jõusse tulek ongi oma sisetundega kaasa liikumine, kui selleks on tunne ja kui tunnet ei ole, siis ka puhkus, vaikus enne järgmisi sammusid. Ja kui sa näed, et elu on sind pannud praegu mingis mõttes nagu pausile, no üldse ei ole mingit tunnet, ei ole voogu, siis võttagi see rahuaeg, võttagi see otsus, et okei, järelikult elu hakkab mind pöörama mingisugusesse uude vaatenurka, millest mul varem ei olnud aimugi. Ma olen avatud sellele uuele algusele, ma olen avatud elujuhatusele. Ma kanaldan enda jaoks selle õige info. Ma olen avatud kõrgemale juhatuse ja armastuse juhatusele ja edu on minu jaoks garanteeritud. Võimalik, et see mingi pausi koht aitab sul näha, et midagi saab teha veel palju lihtsamalt, veel palju sujuvamalt, veel palju sinuga rohkem kooskõlas olevalt kui see, mis sa varasemalt oled arvanud. Nii et ei tasu karta neid nii-öelda teadmatuse kohti. Et tihtipeale teadmatuse kohad on just need kohad, kus kohas saab meile tulla täiesti uus teadlikkus, täiesti uus teadmine, täiesti uus nägemus. Kuna sa oled oma saatuse lõimes niimoodi kokkuleppe teinud, et kui sul on aeg liikuda uuele tasandile, et siis sa saad teha seda rahu energias. Ja vahetevahel tulevad geniaalsed ideed, kui sa absoluutselt ei punnita, ei pinguta, ei ürita välja mõelda, mis ma nüüd teen, vaid lihtsalt teed midagi sellist, millega sul on parasjagu õige ja hea tunne ja see õige ja hea tunne ühendab sind järgmise kogemusega, millega on õige ja hea tunne. Nii et sa ei pea alati kõike ette teadma ja kõike ette nägema, kõike mõistma selleks, et rahus, hingerahus elada, et hingerahus elada on vahetevahel väga isegi hea see, et me ei tea asju ette, et muidu hakkaks pea üle mõtlema, vaid et ma olen kogu aeg suures usalduses, ma olen kogu aeg voos, ma olen kogu aeg universumi poolt imeliselt juhatatud. Sellised sõnumid selleks nädalaks, soovin teile maagilist voogu, suur aitäh teile kuulamast, vaatamast, õnnistused teile siit Sri Lanka džungli õhtupoolikust juba ja loodan, et teie südamesoovid täituvad kõige imelisemal, kõige hoitumal moel, et teis on julgus lõõgastuda, lõdvestuda. Nendes kohtades, lõdvestuse kohtades võivad tulla geniaalsed ideed. Kõike head!